kõik head okisõbrad, oleme täna naiste meistriliigas Haabersti jäähallis, kus HK Roosa Panter võõrustab Viljandi Fellin Furiaid ja seis pärast teist perioodi on 11-1 Roosade Pantrite kasuks. Minu kõrval on Viljandist esindamas Henriette Borila. Henriette, pink on täna üsna lühike teil, milles asi on? Siia me räägime, okei, ma võin hoida. Pink on lühike selle tõttu, et üks meie peamistest mängijatest on kahjuks seljavigastusega audis ning paar mängijat on veel Viljandis, et meid on jah 9 tükki hetkel, et see on natukene vähe, aga saab hakkama. Või noh, enam-vähem saab hakkama. Värava võimalusi iseenesest on ju olnud, aga mille taha need väravad jäänud on? Väravavaht on ette jäänud. Viljandis teil oma koduhallis on hooaeg lõppenud. Kuidas trenni teete nii, et see jäätunnetus ikka meelest ära ei läheks? Mina ise elan Tallinnas, aga Viljandi tüdrukud on käinud õues saalihokit mängimas, või noh, õuehokit siis. Ja tegelikult kahjuks jah, see ongi kõik, mis sa saad teha, õues natuke mängida. Okei, aga aitäh sulle, edu teile, viimane periood on veel ees, nii et. Ja jätkame Roosad Pantrid, Diana Kaarest, korralik väravamasin meil hetkel naisteliigas punktide poolest oled ikkagi päris kõvasti eest ära spurtinud, et võib vist isiklikus plaanis öelda, et hea hooaeg on olnud. Jah, aitäh. See hooaeg on olnud väga raske, eriti see teine pool hooajast, et see viirus on tabanud ka meie naiskonda ja ei ole lihtne olnud treenida. Tänagi oli näha, et alguses ju startisime kaotusega, aga siis ärkasime üles nii-öelda, et enam-vähem teisel poolel juba tuli enam-vähem juba meie mäng ka, et juba jooks sisse. Mis see valem on, et kuidas te ikkagi ennast kokku saate, kui see viirus räsib ja olete jälle isolatsioonis ja motivatsioon natuke langemas on, et mis see on, mille najalt ikkagi edasi panete? No motivatsioon on see, et jäänud on ju viimane lõpusport ja kuna otsustati ju mängida ka see 4. ring, siis tuleb pingutada, tuleb ära mängida nii nagu jaksame, et see on puhas tahtejõud praegult, mis meil on, et ma loodan, et ei tule enam meil neid üllatusi, et peame jälle istuma ja saame rahulikult võib-olla nüüd siin märtsis-aprillis veel natuke trenni teha, et kokku saada naistega ja viimased jõupingutused siis ära teha platsil. Aga aitäh ja edu veel viimasel perioodil! Haabersti jäähallis lõpuvile on kõlanud, võõrustajaklubi Roosa Panter viskas vastaste võrku 15 ja Furiad 1 litri. Minu kõrval on Furiate treeneri kohusetäitja Margaret Neering. Kuidas vigastusest taastumine edeneb? Tasapisi, et praegult väga midagi teha ei saa, kõndida saab, ainukene asi. Ja eks ootab, kunas paremaks läheb ja siis saab vaikselt hakata rohkem trenni tegema. Kuidas sa võrdled nüüd siit pingilt seda treeneri ametit tavaliselt mängija rolliga? Raske on, et ei ole nii lihtne, kui tundub, sest et väga palju juhtus meil siin mängu ajal ja pidi kiirelt reageerima ja vahepeal ka ümber tõstma mängijaid, siis oli eks ta on raske. Aga kokkuvõttes, kuidas oma naiste esitlusega täna rahule jäid? Naised andsid endast kõik, meid oli niigi vähem, meil ei olnud isegi 2 viisikut koos. Nii et ma arvan, et nad olid tublid, nad olid väga tublid. Võite küll väga tublid, aga teil on siis sel hooajal pidada veel üks kohtumine. Mis mõtetega sinna vastu? Eks ikka niimoodi, et anname endast parima ja naudime mängu, sest et ei tea, millal uuesti saab niimoodi mängida. Aga aitäh ja edu sulle, edu paranemisel! Ja Roosade Pantrite peatreener Aivar Sikk
skoor küll räägib enda eest, aga kuidas sa oma kasvandike tänase esitusega rahule jäid? Tänase esitusega jäin väga rahul, et selles suhtes, et loodi võimalusi, visati väga palju väravaid, et ma arvan, kas Roosa Panter üldse nii palju väravaid üldse ongi nagu meistrivõistlustel visanud. Et selles suhtes läks nagu hästi. Ja mis mõtetega siin hooaja lõpule veel vastu uisutate, mis plaanid on? Plaanid on siis, kui on mäng, teada, millal tuleb, siis me valmistume selleks mänguks ja sõltub sellest, kes see vastaseks tuleb, siis vastavalt sellele ka valmistume. Igal ütleme, nii Sädemel on omad nõrkused, mida me peame siis enda kasuks pöörama ja samamoodi on ka Kohtla-Järve Everestil, eks ju. Aga väga hästi ja palju edu ja mängime lõpuni selle hooaja. Ma tänan, püüame. Hüva.